Araablased ja moslemid vaatavad Ameerikat. Nad kuulevad Trumpi karmist jutust, aga nad ei näe tegelikke tegusid. Ja Iraani rahvas, nagu mulle täna Iraanis olevad inimesed on teatanud, on kaotanud usu jõusse, mida president Trump näitas. Inimesed näevad, et Ameerika Ühendriigid ei võida. Me räägime oma saates pidevalt täieliku võidu vajalikkusest. Keskteed ei ole. Keskteed. See peab olema absoluutne. Ja Mekka kokkulepe, need on 3 islamiriiki, väga tähtsad riigid, mis sisuliselt ütlevad ameeriklastele. Me otsime alternatiive. Me ei usalda teid enam. Teil on Saudi Araabia, väga võimas ja rikas riik. Siis on teil Türgi, millel on arenenud sõjatööstus ja mis on NATO liige. Ja siis on teil Pakistan, kellel on tuumarelvad. Moslemaid enamusega riik, kellel on tuumarelvad. Ma mõtlen, see kombinatsioon, see liit peaks paljusid inimesi muretsema panema. Araabia ja moslemi maailmas küsivad inimesed siis, kuidas me jõudsime Iraani tuumaprogrammi ja ballistiliste rakettide programmi peatamisest Hormuzi väina taasavamise üle läbirääkimisteni. Iraani režiim ütles, oodake hetk, meil on siin tõesti üks trumbiäss varuks. Ma võin teile öelda, et Araabia ja moslemi maailmas nähakse seda läbikukkumisena.